Mina olen Ludmilla Linnik, töötan siin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina ja minu teemadeks on krooniline haavand, simulatsiooniülesanded ja infektsioonikontrolli teemad. Meie projektis osalevad siis partnerid 5 riigist. Need on siis portugalased, Türgist, Ungarist, Soomest ja siis meie Eesti. Ja alguses, kui me kokku saime, siis me tegime probleemsed puud, mida me täpselt siis vajame, kus on meie nii-öelda probleemid. Ja töö käigus, kui meil oli esimene kohtumine, siis oli päris hea vaadata, kellel milline osa selles teemas oli hästi tugev. Kõikides riikides on mingisugune selline teave, mida meil ei ole. Ja kokku panna on see päris tugev tulemus. Ja meie Eesti paistsime silma oma teadmisega kompressioonravi sukkadest ja kuidas haavandit hooldada, kuidas plaastrit valida. Türgis näiteks nemad kasutavad ainult marlimaterjali. Kui nad nägid meie käes, et on olemas vahtplaaster, spetsiaalne plaaster, mis on väga hea imavusega, on olemas hüdrokoloidplaaster, et tegelikult neile see väga meeldis ja nad juba praegus räägivad, õpetavad ja haiglates arutavad, et seda võiks kasutusele võtta. Me rikastame oma e-materjali ja simulatsioone 5 riigi kogemustega. Meil oli Erasmus programmi vältel võimalus käia vahetusõpetajana erinevates riikides ja meil tekkis suhe teatud kolleegidega ja meil olid arutelud, meil olid tunnid, mida me koos tegime ja seal tekkis idee, et oi, te õpetate nii, aga meie õpetame hoopis teistmoodi. Huvitav, miks siis see erinevus esineb? Hakkasime vaatama, võrdlema ja otsustasime, aga kui me teeks ühtse materjali, mis toetub tulemustele, kui teil on olemas idee, kui teil on olemas vajadus, kui te näete, et te tahate koostada head materjali, kuhu saaksite kaasata mitu partnerit, siis kindlasti Erasmus+ strateegilise koostöö projekt on see koht. Julgelt tuleks alustada, kõigepealt kirjutada probleemi ja sealt te näete, kuidas te võiksite seda probleemi lahendada, aga mitte üksinda, vaid võtke partnerid juba kokku ja koostage seda probleemset puud ja sealt te saate edasi minna, tehes oma plaani ja vaadates oma vajadusi. Tänu sellele projektile me suhtleme partneritega ka väljaspoolt seda tööaega, sest meie projektiga tegeleme 8–5 ja peale seda meil on selline vaba aeg, kus me tutvume erinevate riigite kultuuriga, nende koolidega, nende klassidega, nende õppevahenditega. Ja tegelikult praegus ma ütleksin, et ma olen väga õnnelik inimene, sest mul on tekkinud mitte ainult partnerid, ka väga head sõbrad. Me nüüd praktiliselt üle päeviti suhtleme Skype'i teel, me kirjutame, me suhtleme, me arutame ka juba muu teemad ka. Me juba oleme sellisel tasandil, kus meil on hea jagada või küsida. Selles mõttes see teeb ju meid ainult rikkamaks ja tegelikult juba väljaspoolt projekti me oleme mitu korda kohtunud.